Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Mis läinud täide? Niisugune küsimus. Väga lihtne vastus. Just täna Jeesus Kristus tuleb meie juurde selleks, et päästa meid, et anda meile elu. Kas me elame? Kas me oleme õnnelikud? Ja kas me oleme õnnelikud sellepärast, et elame koos Jeesuse Kristusega või on teised põhjused? Väga huvitav, et just need inimesed, kes tundsid Jeesus Kristust kõige enam, ei tahtnud võtta ta vastu. Ja mitte ainult need, kes füüsiliselt tundsid teda, tema sugulased, tuttavad Nazaretist, aga ka kirjatundjad, variseerid, kes tundsid, kes on Jumal, kõige rohkem ei võtnud ta vastu. Miks? Sellepärast, et ootasid, et tuleb kedagi muud. Tuleb keegi, keda nad tunnevad väga hästi ja hakkab tegutsema nii, nagu tema tahab. Ükskord rääkisin ühe neiuga, kes ütles mulle kohe, et tema ei usu Jumalasse ja isegi ei taha kuulda temast mitte midagi. Küsisin, miks? Sellepärast, et on kogemus. Teiste kristlaste hea eeskuju. Millegipärast kristlased ei näita valgust, ei näida, mida inimesed peavad tegema selleks, et olla õnnelikud. Väga tihti kristlased hoopis hirmutavad. Sa pead olema niisugune inimene, sa pead tegema midagi niisugust. Ja inimesed, kes on hirmunud selles elus, sellepärast, et nad lihtsalt vaatavad uudised, juba ei taha olla kristlased. Me peame näitama inimestele valgust. Peame näitama inimestele, et Jumal armastab neid. Mitte see, kuidas palvetada, kuidas põlvida, aga see, ja mitte seda, kuidas tegutseda, et olla koos Jumalaga, aga halvas mõttes, kuidas käituda, kuidas olla moraalselt õiglane inimene. Aga eelkõige peame näitama valgust, Jumala armastust. Et selles maailmas on siiski keegi, kes armastab teisi inimesi, kes võib-olla ei ole väga korralikud, kes ei käi kirikus nagu meie käime, kes aeg-ajalt ei ole head või sõbralikud teiste suhtes, võib-olla ei ole sõbralikud meie suhtes, aga siiski Jumal armastab ka meid. Ja me näitame valgust. Võib-olla tänu selle mitte ainult need inimesed tulevad Jeesuse Kristuse juurde, aga ka me oleme õnnelikud. Me saame tunda, et Jeesus Kristus tegutseb ka meie eludes ja mitte ainult formaalselt.